Kui suur oleks rahasumma, preemia, mille eest sa oleksid nõus lõpetama suitsetamise? Ma ei usu, et raha paneb mind maha jätma suitsetamist. Mitte ükski inimene ei ole sündinud suitsetajaks. Me räägime täna terve rea toredate noortega sellest, miks neist on saanud suitsetajad või mitte suitsetajad. Miks sa suitsetad? Ma olen sellega harjunud. Kui midagi ei ole teha näiteks, siis teen suitsu. Kui ma suitsu tõmban, siis see on lihtsalt mõnus. Ja mulle meeldib see. Oskad sa põhjendada, miks sa seda teed? Ei oska. Eriti. Ma ei tea, et hakkas esialgu meeldima, praegu on nii, et tahaks maha jätta, aga ei suuda. Miks? Väga raske küsimus. Ma arvan lihtsalt nüüd juba harjumusest. Aga ennem oli lihtsalt sellepärast, et keegi teine ei suitsetanud ja siis oli nagu kihvt ja olid kohe popp. Kuidas teile tundub, mis saab tavaliselt üldse põhjuseks, miks noored inimesed hakkavad suitsetama? Ma arvan, et esimene põhjus on võib-olla see, et ei ole oma ajaga õieti midagi peale hakata ja pole sellist täpset motiivi, miks midagi tehakse ja mida tahetakse teha. Et puudub nagu selline mõte üldse, mis huvitaks ja et kui huvitab, et siis sellega võikski tegelema hakata. See on võib-olla vanematepoolne suunamise puudulikkus. Võib-olla need on vanemate pikad tööpäevad, laste pikad üksinda olekud kodus. Võib-olla need on lahutatud pered, kus lapsega üldse ei tegeleta. Võib-olla need on kaaslased, kes vedavad oma päevi mitte midagi tehes. Aga ma pean tõesti ütlema, et tavaline olukord on ikkagi laps, kes käib trennis, muusikakoolis, kellel on mingid huvialad, suitsetab palju harvemini kui see, kes läheb koolist koju ja ei tee mitte midagi. Ise endale haiget tegin teadlikult ma. Lihtsalt proovisin õnne, kas sind endale saan. Kas ma saan, mida tahan, nagu harjunud ma. Kõik see pidi lihtne olema. Kirke, kui vanalt ja kuidas sai sinust suitsetaja? Esimest korda ma proovisin suitsu nagu kõik inimesed umbes 13-aastaselt, ehk siis kui puberteedi iga on sellises kõige magusamas punktis. Aga ma suitsetasin toona erinevaid sigarette äkki vist 3 kuud ja siis ma jätsin maha. Kuni langesin lõksu, mille sinule ma ise olin välja mõelnud, valmistanud ja üles seadnud. Jaagup, ole kena, meenuta oma esimest 15 magamata ööd pärast suitsetamise mahajätmist. Mul ei olnudki sellist 15 magamata ööd, et mul kõik oli korras, et suitsetamise mahajätmisega on see teema, et sa pead ise selle jaoks, ma olen hästi mitu korda proovinud maha jätta ja see ei ole üldse mitte kerge tegevus, aga siis ühel hetkel ma käis selline klõps. Kurvasilme mersu, mis on teinud avarii. Mul ei olnud nagu mingit vajadust, ma ei hakanud räigelt sööma rohkem, ma ei hakanud rohkem, ma ei tea, mida tegema või üldse mitte midagi. Aga suitsetamine on siukene, esiteks ta on muidugi haigus. Miks sa ise oled mitte suitsetaja? Sest mulle ei maitse lihtsalt suitsetamine ja suits. See ei ole üldse mulle. Ma 6-aastaselt proovisin esimest korda, ma hakkasin köhima, läkastama, mul oli jube paha ja peale seda ma olen veel üks kord proovinud. Ma arvan, et see oli mingisugune aasta tagasi või nii, et ma mõtlesin, et nüüd on see hetk, kui ma võiksin uuesti teist korda elus proovida suitsu ja täpselt sama reaktsioon. Absoluutselt ei meeldi lihtsalt, et see ei ole mulle. Sinus on see, mida teistes pole, avastan ma veel. Doktor Anneli Kalle, kuidas mõjutab suitsetamine inimese tervist? Suitsetamine mõjutab inimesel väga paljusid organeid ja väga paljusid organsüsteeme ja ei ole õigupoolest sellist kohta, mida ta jätaks mõjutamata. Kõige tuntumad ja kõige teatumad mõjutuskohad on kopsud
ja süda ja veresooned, seal tekitab ta kõige rohkem haiguseid, samamoodi suu, kõri, keel, aga ka näiteks ajuveresooned saavad kahjustada. Ja kui me räägime sellest, et suitsetamise mõju võib avalduda ka haiguste nii-öelda süvendamise teel, ehk siis juhul, kui inimene haigestub edaspidi mõnesse haigusesse, siis suitsetamine võib olla oma üldorganismi mõjude kaudu väga haigust raskendav tegur. hing on haige ja puru, uluks valust kui loom. mitte keegi ei usu, et nii on minuga lood. oled sa mõelnud selle peale, et sinu suurim selline väärtus või kaubamärk on sinu hääl, et see oleks ohtlik sinu häälele või siis vastupidi, muudaks sinu hääle huvitavamaks, oled sa mõelnud selle peale? Ma olen mõelnud küll, sest suits teeb natuke kähedamaks hääle ja ilmselt ka natuke võib-olla madalamaks. Et võib-olla see oleks põnev, aga samas, mida räägivad maailma ägedaimad hääleseadjad, on see, et kui laulja suitsetab, siis ei ole mõtet temaga üldse midagi teha. No, ütle, kui palju sa mõtled selle peale, et kui sa näiteks räägid avalikult suitsetamise mahajätmisest, et võib-olla sa oled kellelegi noorele selles osas eeskuju, et kas sa teadvustad seda? Jah, selles mõttes küll, et eks samamoodi nagu minu eeskujud kunagi olid ansambel Mötley Crüe ja ansambel, ma ei tea, mis iganes Guns N' Roses, kus iga pildi peal vendadel olid konid hambus ja jõle šef. Et noh, nende pärast hakkasin mina võib-olla üks selline, teine asi oli see, et muidugi kambakesi, siuksed 15-aastased poisid olid koos ja kratsisid kukalt ja siis, kui üks pani suitsu ette, siis teised ei saanud ju kehvemad mehed olla. Mida sa tead suitsetamise kahjulikkuse kohta? No ma tean neid negatiivseid mõjusid küll, mis suitsetamisel organismile on. Ma olen ise ühe nendest negatiivsetest mõjudest üle elanud. Suitsetamine rikkus mõned aastad tagasi ära täiesti minu hääle. Ma ei tea, millest see siis kinni oli, kas sellest, et mul oli liiga suur töökoormus ja suitsu sai toona tehtud hästi palju või millest see kinni oli, aga igatahes minu hääl, mis muidu oli ka väga madal, on nüüd oluliselt madalam, kui ta oli enne. Nikotiin tekitab sõltuvust, tõrv kahjustab kopse, vereringet, mis iganes, et ma tean, et ta on kahjulik tervisele.